videolõunatund Nõmme raadios. Tere, lõunatund, võrdlemisi talvine, jälle teie ees ja midagi ei ole teha. Talv on kätte tulnud ja loomulikult, no nüüd, kuidas võtta? Igal juhul on siin süüdi kliima soojenemine ja laias laastus kõik need, kes kütavad oma kodu kas ahjuga, kaminaga või teevad veel midagi siivutut ja seda eeskätt just rohepöörde kontekstis, sellepärast, et see kõik on vanast kuradist endast ja tuleb meelde, muide ilma naljata, kui Ühendriikides mõned aastad tagasi oli selline olukord, et kõik külmus ära, kõik see tähendas, et ka need tuulegeneraatorid, mis maast üsna kõrgel olid, siis Joe Biden ütles ilma igasuguse irooniata, et see on just tänu globaalsele soojenemisele. Ja kui nüüd keegi küsib, et aga kuidas, külm on ju, et kuidas siis see soojenemine on. Ja siis võib kohe öelda, et aga see ongi niimoodi, et see globaalne soojenemine põhjustab igasuguseid kataklüsme. See tähendab just seda, et kuskil on soojem ja kuskil on külmem, nagu seda kunagi varem poleks juhtunud. Aga me katsume kuidagi normaalset mõistust säilitada ja tegelikult on kas või eile, imeilus talveilm, külm, päike väljas, peaaegu unustatud taevakeha. Muide, planeetidele on kõikidele välja arvatud maa antud nimi jumalate järgi. Ei tea, miks maa on erand, aga nii ta juba on. Või on arvatud, et maal pole jumalatega mingit pistmist ja see seltskond, kes seda asustab, ei ole lihtsalt seda väärt. Aga ei tea, kuidas sellega on, eks siin igaüks arvab, on igal ühel õigus arvata nii, nagu ta seda täpselt õigeks peab. Nüüd aga täname kõiki toetajaid ja rõhutame ka seda, et kui mingisugused siin avaldatud mõtted pakuvad huvi või põhjustavad raevukad hukkamõistu, või vastupidi kaasaelamist, siis võite ikka sõpradele, tuttavatele linki saata ja küsida, et mis nemad sellest kõigest arvavad või kuidas neile tundub. Nii et saatke aga julgesti. Aga läheme tänase päeva juurde, mõned asjad olen kirja pannud ja kirja pannud eeskätt just sellepärast, et mitte eksida, mõned asjad tunduvad olevat kuidagi moodi, nii ebatõenäolised ja kuidagi moodi vildakad, et kas tõesti keegi on kuskil niimoodi öelnud või niimoodi kirja pannud, siis me võime kinnitada, et jah, on küll. Muide, me ei ole näiteks Nordicast pikal ajal või tükk aega enam midagi rääkinud, et kõik on justkui korras, siis tuletame siin hetkeks meelde, et ka siin rääkija on kirjutanud Nordicast umbes 80 artiklit tema asutamise hetkest alates ja me ei ole kordagi veel sellega eksinud ja kõik prognoosid, mis me tegime tol ajal aastaid tagasi, on tänaseks päevaks osutunud tõeks. Ja nüüd lõpuks on mainstream ka haaras lõpus, kui juba seda kärsahaisu hakkas igast võimalikust praost, ma mõtlen ettevõtte praost tulema, siis tuli ka mainstream kaasa ja on sellest üsna palju kirjutanud. Praegu on jälle vaikus, aga ma võtsin mõningad asjad kokku lihtsalt ja kirjutatakse niimoodi, et Nordica vargused, see on muidugi meie tõlgendus, on tänaseks lõppenud. Ja tuletame korraks meelde ka seda, et 352 miljonit eurot on tänaseks päevaks ei kuskile mujale või kui korstnasse kirjutatud ehk haihtunud. Loomulikult ei haihtu tavaliselt raha mitte kuskile. Ta lihtsalt vahetab kas omanikku või asukohta või arvenumbrit või mida iganes, kuidas soovite. Igal juhul maksumaksja on 352 miljonit kinni tagunud, mille nimel, kelle nimel, täiesti teadmata. Portugalis ja Hispaanias muide on nii mõnigi asjaosaline endale kauni kodu või villa muretsenud
näed muretsenud, ei, ta on lihtsalt ostnud, siin ei ole muret mitte mingisugust. Kui siis ainukelt, et kui keegi veel tagantjärgi midagi torkima hakkab ja see aegumistähtaeg ei ole veel kätte saabunud, aga noh, olgu pealegi. Ergo Blumfeld rääkis ajakirjanduses, et nüüd TVH ehk siis transpordi varahalduse arvetel on 25 miljonit euri raha ja transpordi varahaldus ootab valitsusotsust, kontod on ju raha täis. Seda võisime lugeda Rahvusringhäälingu majandusrubriigist. Blumfeld jätab aga targu muide ühe asja mainimata, et riik pani ettevõttesse 32 miljonit euri maksumaksja raha ja seda alles hiljuti. Seda 2015. aastal ja täna on 2026. Kui palju oleks see summa teeninud intresse kas või selle ajaga? Arvutage igaüks ise, aga siin on 7 miljonit miinust. Tühi asi või? Aga võib-olla ongi tühi asi, mine tea. Nii, Nordica 2017, riik süstib 2 uude firmasse suure summa. Lähme edasi. Positiivne on see, et Eesti pensionärid saavad nüüd lõppude lõpuks rahus magada. 12 miljonit euri on LHV-le tagasi kantud ja lennukid pandist vabad. LHV, see on siis pank, investeerib pensionivara Nordica lennukiparki ja majandus ERR annab meile sellest teada. Kuidas ja mis allikatest see makstud tagasimakse on tehtud? Ei ole teada, see on hoopis ise küsimus. Ja maksumaksja põline rikas juht ja tema käest võib võtta kõik nii palju kui tahad, keegi ei jorise, keegi ei irise ka. Mõnes juttu tuleb aga loomulikult veel edasigi teha. Põhiline on see, et raha tagastati ja kuidas muidu, sest LHV-le lennukeid ei saa ju transpordi varahaldus ehk riik maha parseldada. Ajalugu sellest vaikib. Nii et 352 miljonit on igal juhul. Noh, kuidas ütleme, ära kadunud. Operaili vedurid muide, millest riik ka suuresti suure häälega rääkis, et nüüd me ehitame need kõik gaasi peale ümber ja siis tuleb õnn meie õuele ja siis tulevad ka igasugused veosed ja küll siis hakkab hästi minema. Need on tänaseks päevaks ka juba vana rauaks lõigatud. Ja et ka see nimetatud investeeringuks seda muide mitte kuidagi nimetada ei saa. On sulatusahjus juba ära ümber sulatatud, ei tea milleks ja igal juhul Eesti vabaks. Taristuminister Kuldar Leis ütleb meile Tallinna linnavõimu mittetegemise maksab mõne aasta pärast kinni tallinlane. Saage nüüd aru, mida ta öelda tahab. Tallinna linnavõimu mittetegemise arve, tähendab, mida ta siis ei tee või mis kinni maksmise, aga kuna nüüd tegemist on ministriga, siis ta võib ilmselt öelda, mis talle pähe tuleb. Pealinn olla kõik, ta kirjutab, loen jälle ette. Pealinn võiks olla eeskuju, mitte hoiatuslugu. Mitte tegemise arve maksab lõpuks ikka inimene ja kõige valusamalt just see, kellel niigi on keerulisem. Mida ta sellega öelda tahab? Ta tahab sellega öelda, et kui oleks mina olnud, siis on teine asi või minu partei, aga nüüd, kuna on oponendid, siis on teil kõik tuksis. Nüüd alles näete, kus te kõik hakkate kinni maksma, sellepärast, et linnavalitsus ei tee mitte midagi. Alles õigati, et teeb, aga teeb kõike valesti. Ta saa siis nüüd aru, kas tehakse või mitte. Raudteeohutuse ekspert hoiatab, Eestis sageneb napikate arv, süüdi on kõrvaklapid ja telefonid. Väga huvitav. Kas te keegi kujutab ette, siin on jälle subjekt, objekt, keegi vahet ei tee. Kas te kujutate ette kohtuistungit, kus keegi on rongi alla jäänud ja süüpingis istuvad 8 koos kõrvaklapid ja mis see teine oli, vabandust, ja telefon ja telefonid ka on süüpingis. Telefonid, kui väiksemad süüdlased saavad 2 aastat tingimisi, aga kõrvaklapid, need pannakse kinni. Huvitav, kas need on need samad klapid, mille omal ajal Elmar Vaher endale riikliku krediitkaardiga ostis. Aga olgu pealegi, nii kirjutatakse. Inimesed loovad kõrvaklappide ja nutitelefonidega enda ümber mulli, mis ei ole sugugi turvaline ning võib raudtee ületamisel tekitada ohtlikke olukorda. Napikaid on Eestis sedavõrd palju, et traagilisem õnnetus on paratamatu. Nii ütleb meile Vahemets. Kui need õnnetused on paratamatud,
vaata paratamatu asi on midagi taolist, mida ei õnnestu ei vähendada ega ära hoida. Tegemist on paratamatusega. Siis mis jaoks peab siin veel mingisuguseid süüdlasi taga ajama, eriti kui tegemist on kõrvaklappide ja telefonidega. Küsimus on keeles, kuidas väljendatakse. Süüdi on inimene igal juhul, kas siis rongijuht, kes ei pane tähele, või siis äkki hoopiski see inimene, kes klapid peas kuulab midagi parasjagu või telefoniga midagi keskendunult kellegiga räägib või vastupidi kuuleb või hoopiski pilti teeb lähenevast rongist ja kavatseb sellest veel eest ära hüpata ja kavatseb selle üles laadida kuskile fatsepooki või lõustakaustikusse eesti keeles. Ei tea, aga see väljendusviis on niivõrd ogar, vabandust. Aga noh, võib-olla see on ainult siin kõnelejale tundub niimoodi. Ja muide, ja seda räägib, kes on inimene, on sellise organisatsiooni nagu Operation Lifesaver Estonia MTÜ. Lifesaaver, eesti keeles Operation Lifesaaver Estonia MTÜ. Võt niisugune on olemas, elupäästja. Üks ilus laus, no Eesti sportlastest, me elame neile kõikidele loomulikult kaasa ja soovime neil läheks võimalikult hästi, selge see, aga kuidas on väljendatud, see on päris suisa, paneb tegelikult heatahtlikult muhelema. Esikümnesse tõusnud Kristjan Ilves ütleb niimoodi, oleksin võinud ka kiiremini sõita, kuid jalad ei tulnud järgi. No mis sa ütled, kere pani ees lõikama, aga vaata jalad ei tulnud ette, ei tulnud järgi ja finišis ilmselt siis võetakse ikkagi kogumina seda, et sa pead selle finišinoone ületama ikka kui käed-jalad küljes, mitte ainult kere või kere kätega, jalad peavad ikka ka olema ja suusad ilmselt ka, aga selline lõbus vahevala lihtsalt. USA päevik, maailm pärast NATO-t, ameeriklastel on mugavam asju üksi ajada, ja Euroopa peab Venemaast ise jagu saama. Euroopa, kas nüüd on võetud eesmärgiks, meil on kogu aeg räägitud ju seda, et Ukraina peab kangelaslikku vabadusvõitlust, milles me peame teda igati toetama, aga nüüd tuleb välja hoopiski, et Euroopa peab ise Venemaast jagu saama. Kas meil on siis mingisugune eesmärk hoopiski Venemaast jagu saamine? See küll tõsi mahub sinna konteksti väga hästi, kui meie juhtivad tegelased alates kaitseväelastest kuni presidendini välja on öelnud, et Venemaa tuleb ära jagada, teha väiksemateks riikideks, ära jagada mõjutsoonideks. Madeleine Albright ütles kunagi isegi, et Venemaal on niivõrd palju maavarasid ja see on ebaõiglane teiste riikide suhtes. Nüüd on Gröönimaa ka vist ilmselt midagi taolist. Ja kui tuletame meelde kas või Carthagensis delendum sunt, et ehk Kartaago tuleb hävitada, võisin eksida praegu käändega, siis ei räägita rohkem sellest, milleks tuli Kartaago hävitada. Ja see lause läks tegelikult edasi, sest neil on nii head oliivid, et nad ei ole neid väärt, küll aga oleme seda meie. Nii et ei mitte midagi uut siin päikese all. Nii, Gröönimaast on palju juttu olnud, juhtusin rääkima ühe inimesega, kes väga palju raadios, eriti raadios Gröönimaa koha pealt sõna on võtnud ja ütlesin talle, et Kalalit Nunat, et see on ju tegelikult Taanimaa koloonia. Ta vaatas mulle otsa, et mis Kalalit Nunat, aga see on kohalikus keeles. Tähendabki Gröönimaad. See on nagu ega Eestit ju ka, keegi ei tea selle Eesti nime all. Ikka kuskil on ta Estland, kuskil on ta Estonia, kuskil veel mingit moodi. Aga me lihtsalt ei tea ja kohalik keelgi on ju Kalallisutt. Ja kes seal elavad? Inuiidid. Muide 1960 alles oli see, kui me räägiti juba demokraatiast ja igasugustest muudest arengutest, kui Taani tegi eksperimente, mitte eksperimente, vaatas, et on olnud inuiitidel sündimus on järsult suurenenud, siis võeti noored tüdrukud
gümnakoloogilise järelvaatuse ettekäändel viidi arstide juurde ja seal steriliseeriti nad nende enda teadmata. Ja tegelikult oli tegemist millega? Sundsteriliseerimisega. Seda tehti eelmise sajandi 60-ndatel. Sellega tegelesid eesrindlikud Taani võimud. Ja Taani võimud tuletame meelde, miski on mäda Taani riigis. See pärineb natuke varasemast ajast, aga taanlased siiagi mandrile saabunud. Euroopas olid nad ise mandrid, manner on Euroopa, aga siia maailma ossa saabusid nad ka ju teadupärast. Mitte lilles ülem käes, nagu mingisugused hipid praegu Kristjaanias kuskil elavad vaid ikka hoopis teistsuguste missioonidega, et vererada taga. Aga seda midagi ei mäletata, keegi midagi ei tea. Jah, aga loodame lõppude lõpuks, et seal ikkagi kuidagi moodi asjad minema hakkavad. Ja kui me siin paar saadet tagasi ütlesime, veel ei olnud midagi selget, ütlesime, et Donald Trump saab oma kätte nii või nii kui nii, viisil ehk teisel, siis tänaseks päevaks täpselt nii see läinud ongi. Muide, inglasedki andsid ookeanis paiknevad ühed saared korraks vaid tagasi nii-öelda omanikule, Chagose saared nimelt. Ja tasus vaid Donald Trumpile öelda, et Starmer Kiir, see ei ole tark tegu. Võeti otsus otse kohe tagasi ja mitte midagi ei anta. Sellepärast, et seal on Ameerika Ühendriikide sõjaväebaas lihtsalt peal ja sellest piisas. Aga olgu, tegelikult ja praegune, mis praegust seda retoorikat Gröönimaa ümber iseloomustab, on tegelikult see, et kui Donald Trump ütles, et Gröönimaa kaitseks on ainult 2 koerarakendit, siis ega ta eriti palju ju ei eksinud ka. Võtame kuidas moodi see Gröönimaa üldse Taani alla on sattunud ja tuletame sedagi meelde, et Gröönimaad on ennegi püütud ära osta. See on jäänud kuidagi soiku, sest eesmärgid saavutati ilma selle ära ostmisetagi, suhteliselt ilma rahata. Ja Euroopa Liit on nüüd võtnud ette Gröönimaa otse kui vähemalt igasuguste tekstide alusel, nii suuliste kui kirjalike alusel, Gröönimaa kaitsmise ja vahe on selles, et Ühendriigid tõesti suudavad seda teha, ehk seda Gröönimaad kaitsmise sildi all endale pidada, aga Euroopa Liit seda ei suuda. Nad ei suuda Gröönimaadki kaitsta, mis siis Ukrainast veel rääkida. Aga selles kontekstis, et nüüd on vaja Venemaad jagama hakata ja Venemaale tekitada strateegiline kahju, sellesse konteksti sobib see sõja jätkamise retoorika Euroopa Liidu poolt ju suurepäraselt. Aga keegi ei arvesta sellega, et kinni maksavad ju oma eludega selle ei keegi muu kui ukrainlased. Ja mõned üksikud, need polegi nii väga üksikud, aga siiski ka kõikvõimalikud palgasõdurid, landesknehtid, kes kuskilt mujalt kohale on saabunud. Michal ütles ka muide väga ilusa lause seoses Gröönimaale sõdurite saatmisest. Kui Taani soovib, võtame millest tahes osa. Võt see on selles mõttes huvitav, et kui Taani soovib nüüd jälle hakata kedagi steriliseerima, siis Eesti võtab sellest osa. Taani hakkab tegema ükskõik kedagi kuskil maailma otsast tapma või taga ajama või kuidagi moodi kiusama. Siis Michal ütleb, et Eesti võtab sellest osa. Kui Michal võtab, sellest me saame aru. Aga kus ta võtab julguse või sööndab üldse öelda, et Eesti sellest kindlasti osa võtab. Ja kus siis on need mingisugused väärtuspõhised, igasugused seisukohad või muud mingisugused tegutsemisviisid ja tavad. Ei tea, kuigi mitmel puhul on samane Michal öelnud, et väärtuspõhist Euroopat enam olemas ei ole. Siis ei ole mõtet ka sellest rääkida, nii et kuidagi, aga olgu. Nii veel, Trumpi trahviävardused ja Euroopa reaktsioon sellele võivad Eesti majandusse langusesse viia. See tähendab, et kui keegi midagi kuskil ütleb, Trump ütleb seal kellegi, sa jäta järele, on see siis mõeldud Macronile, Starmerile, Putinile või Zelenskile või ükskõik kellele, kas või Xiile endale, siis Eesti majandus langeb sellest. Kui siin oleks tegemist normaalse majandusega, on endalt tootmine, teadustegevus ja kõik see,
siis seesamane Trump võib öelda mida tahes. Meil on oma tootmine, meil on omad turud, meil on omad mingisugused regulatsioonid. See meid eriti ei mõjuta. Meie turgusid, jah, võib-olla küll mingisugust toimetulek, aga meie majanduse seis sellest eriti ei muutu. Kui aga see on ehitatud mingitele pangamahhinatsioonidele puhtal kujul, endal mingisugust tootmist või tööstust, kui sellist ei ole, siis loomulikult näete, millest see kõik sõltub. Nii et Euroopa reaktsioon, ütleb, me enam ei osta, me enam ei tee, me kehtestame teile mingisugused sanktsioonid, teile tulevad tariifid ja nii edasi, siis meie olematu majandus, see näitabki seda, et Eesti majandust kui sellist reaalmajandust olemas ei ole, sama hästi kui ei ole. Jah, siin üht-teist midagi tehakse, VKG näiteks on veel üks ettevõte, mis midagi teeb ja toodab. Siin on mitmeid tublisid ettevõtteid on veelgi, ole kokku puutult kas või ühed kohalik ettevõtte, kes teevad metsatöösturitele või metsameestele teevad järelkärusid koos kraanadega ja sellised asju, väga tublid. Ja neid väiksemaid on veelgi. Ja annaks taevas, et need kuidagi moodi alles jääksid või sealt midagi suuremat võiks sündida. Aga tehakse ju kõik selleks, et kuidagi moodi needki ära, mitte hävitada, aga kuidagi moodi vaikselt välja suretada. Nii. Trump andis justkui tagasi. Nüüd, et me ikkagi ei võta osa, aga iseenesest väga tore nähtus selle koha pealt, mis annab meile pildi sellest, kuidas tegelikult asjad toimuvad. Nüüd Trump ütles, et ma jõuga ei hakkagi Gröönimaad võtma ja ma nagu ei olegi sellest huvitatud, et me suurendame oma baasi niikuinii ja me saime ka mitmesugused kokkulepped Taani valitsusega, mis on pikaks ajaks, mis hõlmavad muide ka maavarasid, pange tähele, maavarasid. See tähendab, et jänkid löövad selle puuri või kopa maasse just siis, kui tahavad, millal tahavad ja hakkavad seal kaevandustes tegema, mida tahavad. Muide, samasugune Lauder, Ameerika üks tööstusgigant, üks suuremaid, ta alustas juba kaevandamist, seal liitiumi kaevandamist Ukrainas. See samane kaevandus, mis oli 100-aastase lepingu kohaselt juba ukrainlaste poolt nagu inglastele ära antud või lubatud. Siin venna arm ega liitlassuhted eriti suurt palju ei tähendagi. Aga siit paistab selle Gröönimaa osas välja üks asi, mis on väga targalt tehtud muide. Ilmselt nägid Ühendriikide strateegid, et veel ilmselt ei ole Gröönimaal nii palju võimalikke kollaborante, kes seest poolt hakkaksid nõudma ühinemist näiteks Ühendriikidega, lahku ütlemist Taanist, neid on küll, aga ühinemist Ühendriikidega veel nii palju ei toetata. Nüüd, kui hakkavad seal mingisugused majandustegevused käima ja kõik nii, siis võib olla täiesti kindel, et nende inimeste hulk, keda ostetakse lihtsalt ära ja kes hakkavad seest poolt hõikama üha häälekamalt seda, et tuleb ühineda Ühendriikidega, neid tuleb ilmselt rohkem, Ühendriikide raha jätkub ja siis loomulikult tullakse vastu töötava rahva soovidele ja ühendatakse see lugu ikkagi lõppude lõpuks ära. Aga eks me näeme ja need inimesed, kes karjuvad, et me tahame saada Ühendriikide osariigiks ja nii edasi. Seda on tegelikult kogu maailmas harrastatud ja läbi aastatuhandete juba, nii et selles mõttes ei ole mitte midagi muutunud. Andres Oopkaup ütleb meile niimoodi, kes on muide põllumajandustootja, põllumeeste ühistu Kevil nõukogu esimees. Kui põllumajandus kaob, ei kaitse Eesti toidulauda enam ükski otsus. See on jumala õige. Ja nüüd tuleb, miks ta seda ütleb. Euroopa raha ei tohi ära võtta. See tähendab, et on euroraha ootus, see raha saadakse kätte ja siis võib kas tootmist jätkata või mitte eriti, tuleb. Ja suur hirm ongi üleval, põllumehed on, loen jälle ette, vabandust. Põllumehed on saamas Euroliidist 500 miljardit eurot, aga pole üldse kindel, kas valitsus seda teiste eelarveaukude lappimiseks lihtsalt ära ei kuluta. Niisamuti pole kindel, et Eestis kriisiolukorras üldse süüa on.
ja Andres Oopkaup, nagu juba öeldud, meenub mõningate aastate tagant, kus seesama Oopkaup ei pidanud üldse paljuks ühe pensionäri natuke üle hektari suurusel maalapil omavoliliselt umbes 10 aastat vilja kasvatada ja siis, kui see välja tuli, ütles sellele pensionäri, et ma vean su kohtuks, ma teen su kohtus paljaks. Ja nii see jäigi. Et no käekiri on lihtsalt selline. Aga olgu peale, eks oli mitu aastat tagasi. Nii, Stig Rästa ütleb meile, ilma tehisaruta ei saaks ma Riigikogus mitte midagi tehtud. Aga siis tekib küsimus, milleks meile need rahvasaadikud ja esindajad piisaks äkki võib-olla tõesti ainult tehisarust ja olekski kõik. Võib-olla oleksidki otsused natukene paremad, sest kohati on seda inimlikku kiusu, isikute vahelisi, omavahelisi nääklemisi ja arvete õiendamisi liigagi palju ja see võib-olla ei lase ka mõningatel isegi algselt mõistlikel mõtetel teoks kuidagi moodi saada. Aga noh, kuna siin Eestimaa pinnal on üks küsimus kogu aeg püsti olnud, kui te jälgite läbi ajaloo, viitsib keegi natuke üldistada, siis põhiküsimus, või tähendab mitte põhiküsimus, aga üheks põhiküsimuseks on siin küll olnud kogu aeg isanda otsimine ehk valimine. Kui üks võim lõpeb ära, siis on kibe kiirelt vaja leida uus. Võtame selle või võtame selle või võtame selle. Viimasest ajast Nõukogude Liit kukkus suure kolinaga kokku. No ise ju toime ei tule, vaja uus otsida, leiti Brüsselist uus isand. Ja nii edasi, aga kui see kokku kukub, siis on eestlase kael jälle õieli, kust nüüd uue isanda saab. Aga sellist mõtlemist, et hakkaks ise vaatama või kuidagi ise toimetama, no ei tea, kas ei ole või see ajukene nii palju aruenenud või on see tõesti see naabriviha või siis selline kius. Niisugune kõike mattev ja kõike ületav, et ka selline ratsionaalne iva, mis võiks olla ise toimetuleku taga. Et see kuidagi algatused kõigepealt maha notitakse, aga ei tea. Rainer Saks ütleb meile, me ei pööra muidu tema ütlemistele tähelepanu sellepärast, et need ei ole siiamaani peaaegu mitte ükski osutunud tõeks, aga nüüd on arusaamine ajaloost. Rainer Saks ütleb meile niimoodi. Rumeenia ja Moldova poliitikud arutlevad riikide taasühinemise üle. Millal on nad kunagi riikidena ühinenud? Taasühinemine, see tähendab, et nad on ka varem ühinenud. Moldova riigina, kui me ütleme, et olgu pealegi, et NSV Liidu üks osariik või liiduvabariik, siis on see Moldova. Kunagi enne pole mingisugust Moldova riiki olnud. Ja küll me võime Moldova printsipaalis see välja tuua 1356 vist või, kui Valahjast eladuti. Aga tegemist oli maa-aladega. Moldaavia riigist kui sellisest ei ole üldse põhjust enne rääkida, kui Nõukogude Liit kokku kukkus ja Moldova NSV-st sai Moldova. Rumeenia kui selline ei ole Moldaaviat või Moldovat mitte kunagi tunnistanud. Keel on nendel üks ja see sama. Kusjuures AI pakub välja, et kus see Moldova tekkinud on, et see on ikka slaavi keelte ja võimalik, et ka veel germaani keelte mõju. Võt siin nüüd küll ilmselt eksitakse sellepärast, et Moldovas räägitakse rumeenia keelt ja rumeenia keel on muide nagu mustlastegi keel, on romaani keel. Siin ei ole mitte mingit pistmist ei slaavi ega germaani keeltega. See on romaani keel. Keelterühma kuuluv, see tähendab. Ja endise Nõukogude Liidu territooriumil oligi kaks rahvast, kes rääkis romaani keelt. Ühed olid moldaavlased ja teised olid mustlased. Nii lihtne see ongi. Ma mäletan, et Paul Arist rääkis mustlaskeelt suurepäraselt ja läks kohvikus ükskord ja teatas. Nii, me kamavdu saren, ehk siis mul on kõht tühi, ma tahan süüa. Mul jäi see kuidagi moodi meelde. Ta oli oma mustlaste hulgas muide väga hinnatud inimene. Nii et mingit taasühinemisest siin rääkida paraku võimalust ei ole. Moldova ise kõigepealt on üks jõgi, kogu see nimetus on sealt tulnud, hiljem ka maakond ja maakonna järgi jõest maakonnast
maakonnaks ja maakonnast siis riigi nimetuseks. Tegelik seis on niisugune. Mihkel Lees ütleb, mask mõraneb, EKRE Eestit ehitatakse Isamaa kätega. Kui EKRE räägib oma visioonist avalikult ja lärmakalt, siis Isamaa proovib hoida viisakat maski. Samas mõraneb seegi meie silme all Reformierakonna Riigikogu fraktsiooni aseesimees. Ja nüüd on teile ükskõik, kas tegemist on EKRE või Reformi või ükstapuha kellega, aga tegemist on ühe demagoogia klassikalise võttega. Kuulake, mis ta ütleb. Isamaa ja Keskerakonna tiiva suund on selge, liikuda suurte sammudega ajast tagasi. No ajast tagasi ei ole võimalik liikuda, minevikku suurte sammudega liikuda ei ole võimalik, aga olgu peale. Nüüd tuleb see, mis on oluline. EKRE on pisike ja tige riik. Vabandust, ei, nüüd eksisin. EKRE Eesti on pisike ja tige riik, mis peaks Venemaa naabruses ilma liitlasteta hakkama saama. Mitte keegi ei ole mitte kuskil mitte midagi sellist deklareerinud. Isik mõtleb selle ise välja ja hakkab seda seisukohta nüüd materdama. Järgmine. Naise koht tundub olevat panni ja rusika vahel. Ukraina lipu koht on prügikästis. Mitte keegi ei ole mitte midagi taolist kunagi väitnud. Vähemalt meie poliitikutest avalikus ruumis. Mitte keegi. Ja nüüd hakkab see samane aseesimees Mihkel Lees seda ümber lükkama ja selgitama meile, et see kõik on väga halb ja väga vale. Vale on see, mida me keegi öelnud ei ole. Sõltumatu meedia on suletud. Riik ütleb inimestele, kellega ja kuidas nad elama peavad. Aga ta ütleb seda praegu nii kui nii. Riik, muide, see on üks huvitav nähtus, see sõna. Mul on kogutud üle 280 tähenduse sõna riik kohta. Antud juhul siis riik ütleb inimestele, kellega ja kuidas nad elama peavad, ehk siis valitsus ütleb. Või siis valitsuskoalitsioon ütleb või kes see ütleb, no ei teagi. Keskkonnahoiust ja rohelisemast linnaruumist pole mõtet rääkidagi. Tähendab, inimene mõtleb oma peas midagi välja. See on nagu ma näiteks mõtleks välja, et Margus Lepa Eesti on astronoomiline keha, mis asub maakerast väljapool. Margus Lepa ei ole mitte kunagi mitte midagi sellist öelnud. Ja nüüd ma asun ümber lükkama, et kuulge, no vaadake, Eesti ju ei saa asuda maakerast kuskil väljapool. Kõik on juba ära unustanud selle, et Margus midagi taolist öelnud ei olegi. Ja nüüd on, aga tegemist on ühe väga levinud propagandavõttega. Kõigepealt mõtled midagi välja, omistad selle oponendile ja siis hakkad seda võidukalt ümber lükkama. Tsahkna ütleb meil, see on meil järgmine lemmik. Lolli juttu ei tahaks rääkida, aga midagi geniaalset pole ka öelda. Mitmel puhul on püütud teha Tsahknast otse kui mingit ullikest. Ma arvan küll, et seda ei ole mõtet teha, sellepärast et ta saab sellega ise kõige paremini hakkama. Ja räägitakse isegi seda, et näiteks ta olevat keskkooli lõpueksamitel saanud tulemuseks 65 punkti, mis ei olegi väga halb tulemus. Aga väga halb tulemus on see inimese kohta, kellel on vastused kõik ette antud, õiged vastused. No sellisel juhul on ja muide ja võib-olla polegi tegemist niisuguse kõige ilusti nüüd öelda, kõige saamatuma riigiametnikuga, sellepärast, et selles saamatute kategoorias võiks ta ju täiesti pjedestaali poiss olla, nii et ei maksa võib-olla siin ülekohtuselt midagi suhtuda. Nii, Tartu vanglasse on nüüd teada antud, et tahetakse tuua veel juba varsti vangid sisse. Eriti sellised huvitavad tegelased, Rootsist põhiliselt. Nüüd tuleb välja, et ei ole ju neid inimesi, kes suudavad nendega inglise keeles rääkida. Ja kuivõrd need siia toodavad ise inglise keeles suhelda suudavad, on ka üsna suur küsimärk. Aga igal juhul need kulud, mis lähevad nüüd lisa 250 vanglaametniku ettevalmistamiseks, neile keeleõppe võimaldamiseks ja nii edasi, see kõik on ju arvestamata. Need on lisakulud.
kus koha peal need kirja on pandud, neid ei ole. Aga kui kõik seda paraadi juhib 2 aastaga juura magistriks saanud Liisa-Ly Pakosta, siis oleks äkki võinud need 3 aastat ka siiski veel lisaks võtta. Aga kui inimene ei pidanud seda vajalikuks ja vastavad ehkki võib-olla kallutatud struktuurid tegid võimalikuks selle, et inimene 2 aastaga magistriks saab nullist, siis on see täiesti võimalik. Nii, keelesõbra programm otsib taas eesti keele mentoreid. Lugu on selles, et Integratsiooni Sihtasutus otsib neid inimesi, kes oleks nõus eesti keelt õppivaid inimesi toetama sellega, et nad räägivad nendega kord nädalas või kord kuus või kuidas õnnestub, kas siis Zoomi vahendusel või telefoni vahendusel või võib-olla ka siis vahetu kontakti raames, räägivad nendega tund aega eesti keeles. Ja selle projektil oli seal kirja pandud ka isik, kes on kõige selle eest vastutav. Mina võtsin telefonitoru ja helistasin inimesele ja mul oli ainukene küsimus, et kes kontrollib nende inimeste eesti keele oskuse taset, kes hakkavad nende keeleõppijatega kõnelema. See inimene, kes oli projektijuht, seda mulle öelda ei osanud, aga nimetas mulle küll ühe teise, kes annab hea meelega vastuse. Ma püüdsin selle teise inimesega, Avel Andrat tuli ta nimi, ühendust saada. Paar korda ta vastas, et ta ei saa rääkida, sest ta on nõupidamisel, ta on istumisel, ta on koosolekul ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis lubas helistada mulle tagasi mingisugusel päeval kell siis ja siis kõnet muidugi ei tulnud. See tähendab, inimesed on niivõrd hõivatud seal Integratsiooni Sihtasutuses, et 2 nädala jooksul ei olnud võimalik vastata küsimusele, kes kontrollib nende inimeste keele oskamise taset, kes hakkavad otse kui siis teiste keelt parandama või keeleoskust edendama. Ma vaatasin huvi pärast, et kes need siis on. Siin on kirjas, et keelesõbra programm otsib taas eesti keele mentorid. Avel Andrat, kellega ma püüdsin ühendust saada, on siis, ta on avalike andmete järgi psühhodraama grupijuht ja sotsiometrist. Psühhodraama muide on küll, tuleb meelde, see on üks uuringu metoodika, mis kaasab näitlejaid. Näiteks perekonnatüli puhul, et kui naine on väga tige, et onkel tuli koju kuskil natukene hiljem või oli veidi vintis või ei tulnud üldse too päev koju või mingisugune kodune skandaal, siis tuuakse näitleja, kes mitu stsenaariumi ette mängib ja siis see mentor on seal kõrval ja hakatakse arutama, mis oli valesti ja mis oli õigesti ja kuidas oleks võimalik neid pingeid maandada. Iseenesest meetodina on see täiesti aktsepteeritav ühe võimaliku meetodina, aga vähe sellest. Ja tuleb nüüd välja, et ta on ka veel Eesti Psühhodraama Instituudi töötaja. Lisaks veel Integratsiooni Sihtasutusele. Ma võtsin selle Integratsiooni Sihtasutuse lahti ja sealt vaatavad vastu sellised ametikohad selliste nimetustega. Selline hulk inimesi, et meil peaksid olema kõik integreeritud, mitte ainult siia saabunud igasugused murjanid ja muulased, vaid ka oma inimesed, need, kes tunnevad, et nad sellest ühiskonnast osa ei saa, ühiskondlikust elust osa ei võta ja kes otse kui siin kohalikus ühiskonnas mitte midagi ei tähenda. Kes viitsib, vaadake, saate kõhutäie naerda ja ta töötab, seesamane Avel Andrat töötab koos kellegi tegelasega, kelle nimi on Kristiina Pirgop, võib-olla on väga tubli ja tore inimene, ei oska midagi öelda, aga on öeldud avalikus teabes niimoodi. Tema on Benton kultuurilise mitmekesisuse valdkonna juht. Benton kultuurilise. Ma mõtlesin, et kohe, kas teil Bentoniga midagi pistmist ei ole. Ja siis ainukene, mis sellesse Bentonisse puutub, on Benton on niisugune imav savi või saviliiv. Ja nüüd ma kirjutasin maha, mis asi see bentoniidist. Bentoniidist kassiliivad, tõhus niiskuse ja lõhna kontroll, mugavad ja hästi imavad liivad teie lemmikule, avastage Kika poest. Vot niimoodi, siis, aga võib-olla
võib-olla no ei oska öelda, aga igal juhul, kui see asutus päevapealt kinni panna, siis mis juhtub? Keeleõppijatega ei juhtu mitte midagi, integratsiooniga ei juhtu mitte midagi, küll jäävad paljud inimesed tööta, aga palju riigi raha jääb raiskamata. Mis pärast raiskamata? Selle integratsiooniga on tegeldud 90ndate algusest saadik ja paraku ei ole sellega mitte kuskile jõutud, selle kohta on ka ametlikud seisukohad välja öeldud, ei ole jõutud. Kulutatud on tänaseks päevaks, aga miljardid, kaasa arvatud Eesti krooni ajal. Et kas on mõtet sellega jätkata, eriti kui tegemist on psühhodraama instituutide ja igasuguste Benton kultuuriliste kassiliivade ja igasuguste muude selliste asjadega. Tähendab, küsimus on jällegi keeles, kuidas me neid asju esitame, aga siin on ilmselt taotlus selles, et kui mingisugune niivõrd tõsine nimetus on asjale pandud, siis kõik tõmbavad küüru selga, no nii peen, et no loomulikult see on nii peen, et minu mõistus sellest küll aru ei saa. Haridus- ja Teadusministeerium muide tegi Tallinna Tehnikaülikoolile ettepaneku, loen jälle ette praegu, arvestades kliimaneutraalsuse eesmärke ja globaalseid trende, tuleks põlevkivitehnoloogiate professuur ümber nimetada. See tähendab, et laias laastus tuleb ümber nimetada põlevkivi. Põlevkivi tuleb ümber nimetada saastavkütuseks, fossiilkütuseks, ebasoovitavaks fossiilkütuseks või veel millekski selliseks. Igal juhul sõna põlevkivi on edaspidi vanakuradist endast. Noh, äkki ütleme kukermiit või kuidagi. Ei, see viitab jälle mingisugusele fossiilkütusele ja ei ole hea. Kuidas see võimalik on? See tuleb võimalikuks lihtsalt sellepärast, et meil on Eesti Keele Instituudi direktoriks pandud isik, kui Mailis Repsile midagi üldse saab ette heita, siis tont nende kohvimasinate ja laste kooli või kuskile mujale vedamisega, seda tehakse ikka. Aga see, et Mailis Reps on toonud Eesti Keele Instituuti juhtima sellise isiku, kelle lingvistikaga või keeleteadusega mitte mingit pistmist ei ole, vaat see on nüüd küll vana kuradi enda vembukene. Aga no vähemalt Tavastil endal läheb hästi ja loomulikult on asi muudetud ka ilmselt poliitiliseks, sellepärast et uues ilmunud Õssis on mitmed sõnad hoopiski kadunud, sealhulgas ka näiteks mölakas ja väga paljud muud sellised asjad, küll on ilmunud Vene kaart ja maksuküür ja midagi taolist. See keelepoliitika ei vii mitte kuskile, see on selgelt politiseeritud ja lingvistika allutamine poliitilistele tõmbetuultele, eks see on eesti keele allutamine. See viitab sellele, et eesmärk saab olla ainult üks, sellest võimalikult kiirelt lahti saada. Anname kõik vabaks, las igaüks räägib, kuidas tahab, põlevkivi asemel ütleme killustik või lihtsalt eesti keeles mingisugune fossiilne sitt ja ongi kõik korras. Muide, põlevkivi on üks selline nähtus, mida on Eestis uuritud maailma tasemel. Vaieldamatult siin ei ole mitte mingisugust liialdamist. Põlevkivi keemia oli Eestis veel 15 aastat tagasi natuke rohkem täiesti maailma tasemel. Meil on all ressurss, mida oleks võinud uurida, millest oleks võinud tont teab, mida saada, aga no nimetame siis põlevkivi ümber, nimetame, ei, sõnu pole, aga olgu pealegi. Ja nüüd keelemees Terras, lisaks sellele, et ta on suurepärane põllumees, ütleb niimoodi. Vaatab, et me ajaga kuidagi moodi toime tuleksime, praegu ei ole veel väga vigagi, ütleb niimoodi. Kuulake nüüd, räägime keelest. Minu vastutus on tuua rasked teemad arutellu. Minu vastutus on tuua rasked teemad arutellu. Kes? See pilt ja nii ja ütleb Terras. See on seesama Terras, kes on meil minister muide. See pilt, mis ees vaatab, on väga keeruline, märkis minister. Meil riik ei suuda pikemas perspektiivis seda kuluda väga stabiilset tõusu üksinda ära katta. See läheb lihtsalt väga kulukaks
ja minu ülesanne ja vastutus on see arutelu siia tuua, ütles Terras enda algatatud transpordireformi kommentaari. Tähendab, riik ei suuda ära katta, kõigepealt ei suuda ära katta ja see läheb väga kulukaks. Kõigepealt ütleb, et ei suuda katta, siis ütleb, et see läheb väga kulukaks ja tema vastutus on tuua rasked teemad arutellu. Milles see vastutus seisneb? Kas tähendab sellise seosetu loba ajamine on nüüd siis, aga võib-olla see ongi, et iseloomustab seda ministrit. Uskumatult selline tegelane on minister. Muide, me võime seda nõukogude võimu kõik kui palju kiruda, aga ütleme, jah, mingi politrupp võis kolhoosi esimees olla 1950 kuni ütleme mingi 50, võib-olla isegi mingitel tingimustel 1960-ndateni. Pärast seda ei olnud see enam võimalik, et kolhoosi esimeheks, peaagronoomiks, peasootehnikuks või veel kellekski saab keegi, kes odra ja rukki vahet ei tee ja kes väidab, et siga 3 korda aastas poegib. Lihtsalt ei olnud võimalik. Aga nüüd on võimalik, et sellised isikud on meil ministrid. No, võtke või jätke. Äripäev on kirjutanud, Venemaa teenis kulla hinna tõusust tohutul hulgal raha, korvates külmutatud varade kaotuse. See tähendab, et Venemaa on korvanud, neil on külmutatud varasid umbes 300 miljardi eest. Siin meie Tsahkna lubas kõik kohe kasutusele võtta, millegi pärast ei ole siiamaani suudetud. Kuidagi moodi ei ole tahetud, Belgia peaminister ütles otse välja, et tema sellele alla ei kirjuta, tegemist on vargusega ja sellele tuleb ilmselt hakata mingil ajal vastust andma, mingil ajal tuleb hakata tagasi maksma. Meie Tsahkna muidugi nii kaugele ei näe, mitmed teised poliitikud on seda sama öelnud, et tuleb ära võtta. Nüüd, aga küsimus on antud juhul siis kullas. Venemaa, tuletame veel kord, teenis kulla hinna tõusust tohutul hulgal raha, korvates külmutatud varade kaotuse. Nii ütles Ärileht. Eesti Vabariigile tagastas muide 1992. aastal Inglismaa 11 tonni kulda. 1992 Inglismaa tagastas Eesti Vabariigile veel kord 11 tonni kulda. 3. mai 1999 Suurbritannia deponeeritud kulla tagastas Briti valitsus 19 aasta kevadel. Sama aasta juunis taastati Eesti Panga kui asutajaliikme staatus. Seega Eesti kullahoius USA nüüd ma loen ette. USA kullahoius USA Föderaalreservi New Yorgi pangas avati jaanuaris 1993. Ehk siis USA's see kullahoius avati 1993. 11 tonni. Aastatel 1992 ja 1993 vahetas Eesti Pank, kes oli Eesti Pank, Siim Kallas, suurema osa kollast arenenud riikide võlakirjade kui likviidsemate, tulusamate ja väiksema hinnamuutlikkusega investeeringute vastu. Selle käigus müüs Eesti Pank 11,1 tonni kulda. 11,1 tonni kulda müüs ära. Alles jäi 256,6 kilogrammi kulda. Ehk siis ümmarguselt 250, mida hoitakse Föderaalreservi New Yorgi pangas. 11,1 tonni oli, järgi jäi 256 kilo. Eesti Pank 1993 kuni 2007 müüs kulla ajal, mil selle hind oli circa 8 USA dollarit grammi kohta. 8 dollarit grammi kohta. Ostes saadud raha eest saadi raha Citigroupi aktsiaid hinnaga 552 USA dollarit aktsia kohta. Seega siis
8 USA dollarit gramm, 11,1 tonni. Ja Citigroupi aktsiaid osteti $552 aktsia eest. Täna 25 või vist meil täna 26 vist juba. 26 aastal 26 jaanuar 2026 ma võtsin välja, maksab kuldbörsil $155 USA grammi kohta. Müüdi $8 grammi kohta. Praegu maksab $155 grammi kohta. Ja Citigroupi aktsia maksab $113 USA aktsia kohta. Osteti $552 USA aktsia kohta. Need pidid olema ju meie Eesti kõige andekamad finantsgurud. Need pidid olema need, kes jagavad majandust, jagavad aktsiaturge, jagavad hinda. Samal ajal Venemaal on kõik rumalad, täiesti oinad koos. Nemad teenisid 300 miljardit ja meie hävisime, igaüks võib ise kokku lugeda, kui palju meie hävinud oleme. Aga täname selle eest Eesti Panga juhtkonda ja loomulikult ei toimunud see ka mitte ainult Eesti Panga omal initsiatiivil. Kindlasti lepiti kokku ka veel siinsete mingisuguste tegelastega ja võib-olla, me võime oletada, et võib-olla oli see parasjagu ka kellelegi siinsetele, mingil määral kasulik. Nii et veel kord tänu kõikidele Eesti Panga ja tolleaegsete valitsustegelastele. Noorte nutisõltuvusest ka. Grete Arro ütleb niimoodi. Meil on hea teadmine sotsiaalmeedia kahjulikust mõjust noortele. Täiskasvanud võtku vastutus. Ma tahaks Marguse käest praegu küsida, kas sina oled võtnud juba vastutuse ja teinud siis nagu plakati peal sellise liigutuse. Kas sina juba oled võtnud vastutuse noorte nutisõltuvuse eest? Kõigepealt, milline nutivaimustus, milline tohutu vaimustus kestab siiamaani, milline vaimustus selle üle, et enam pole vaja ise mõelda, sellepärast, et meil on AI, aga see ei ole nutivaimustus. Kõigepealt me loome kõik tingimused selle jaoks, et endale ei oleks vaja mõelda, propageerime enesemõtlemise kahjulikkust, muide ülikoolides loengud on kadunud, õppejõude sisuliselt enam ei ole. Õnneks on säilinud veel mõned inimesed, kes materjaliteadusest ja sellistes päris reaalteadustes midagi teavad, meditsiin seal hulgas, seal ei saa bluffida, küll aga igasugused muud, Ragnar Nurkse instituudid ja igasugused Tallinna ülikoolid, neid on tohutus hulgas neid kõikvõimalikke instituute, mis tegelikult instituutidena mitte kuidagi moodi välja ei kanna, uuringuid ei tehta. No ja siis ongi, meil on ju AI ja AU ja tont teab, mis veel. Ja need Grete Arro ütleb, täiskasvanud võtku aga vastutus. No nii, kuidas see vastutuse võtmine käib? Lihtsalt, ma võtan vastutuse, kas sa võtad vastutuse? Jaa, võtan ja lähen edasi oma toimetustega. Pärast ütleb, ka mina võtsin vastutuse, mille? Ja tahaks küsida ühe lihtsa küsimuse. Milles see vastutus seisneb? Ja siin on vaikus. Või öeldakse midagi täpselt samamoodi, et see seisneb õige mitmes asjas. Nii näiteks peame vastutuse võtma mitmeski teises veel asjas. Ja kui kõik võtavad vastutuse, siis tähendab, et ongi vastutus jagatud. Ja võiks jätkata pikalt. Grete Arro jätkab, me ei saa muuta noore inimese aju arengu seaduspärasusi. Aga me saame muuta keskkonda, kus noor areneb. See on meie kohus. Hakake siis palun muutma. Millegi pärast ei ole õnnestunud. Ta on hariduspsühholoog. Hariduspsühholoog tuleb välja, on mingi muu psühholoog. Hariduspsühholoog, kunstipsühholoog ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Coaching psühholoog, kogemuspsühholoog. Aga olgu peale. Juhtkiri, rohkem vastutustunnet poliitikud. Tallinn ei saa ju jäädagi haiglata. Tuleb välja sellest lausest,
täiesti üksüheselt, et Tallinnas praegu haiglat ei ole. Siin on öeldud, Tallinn ei saa ju jäädagi haiglata. See tähendab, et Tallinn on praegu haiglata. Need, kes kujutavad ette, et Tallinnas on Põhja-Eesti regionaalhaigla ja Ida-Tallinna haigla ja igasuguseid muidki haiglaid, kurgu-nina kliinikuid ja siis igasuguseid stomatoloogia kliinikuid ja psühhoneuroloogia haigla on ja Sadama haigla on, Meremeeste haigla ja Nahkushaigla ja siis tegelikult neid haiglaid siin kirjutaja järgi, juhtkirja järgi lihtsalt ei ole. Ja see, mida te näete, on või olete siiamaani kuulnud või äkki olete isegi nendes haiglates kunagi viibinud, siis see on teile kõik tundunud. Haiglaid ei ole olemas. Ja nüüd edasi. Riigikogu töögrupp asub ajateenijate keelenõuet arutama. Stoicescu ütleb, integratsioon pole kaitseväe ülesanne. Kui vabatahtlikult keelt õppida ei soovita, tuleb Stoicescu sõnul mõelda võimalikele sunnimehhanismidele. Ma tahan teada, kuidas moodi on sunniviisiliselt võimalik keelt õpetada. Sunniviisiliselt, paneme vangi või anname rihma või, seda ei tohi teha. Kuidas, aga Stoicescu kuulub ilmselt sinna samasse kategooriasse, et omasuguste kategoorias võiks ta pjedestaali poiss olla, aga no niisuguste vähe nutikamate hulka, seal on juba natukene teised reeglid. Aga nüüd midagi ilusat, paneme üksteise järgi, ma võtsin lihtsalt pealkirjad ja paneme üksteise järgi nad ritta. Kuidas nad korreleeruvad või kuidas nad üksteise suhtes toimivad. Euroopa Kontrollikoda ütleb, Rail Baltic läheb maksma vähemalt 24 miljardit. Nüüd on juba summa selline. Seda ütleb Euroopa Kontrollikoda. Rail Balticusse läheb igal aastal, nüüd teine asi, teine pealkiri, läheb igal aastal 500 kuni 600 miljonit eurot investeeringuid. Meile valetatakse, mismoodi, mida tähendab investeering? Kui keegi näiteks investeerib mingisse fondi, no näiteks 10 eurot või dollarit, siis ta teeb seda selle arvestusega, et ta saab sealt mingi protsendi võrra rohkem raha tagasi. Ehk ta saab 10 paigaldatud raha asemel tagasi 11 või 12 või 13 või isegi 17. No kui hästi läheb siis 20, see on juba 100%. See on suhteliselt utoopiline, aga mine tea, võib-olla on mingeid niisuguseid fonde ka olemas. Nüüd, kui te panete raha sinna Rail Balticusse, siis te tagasi ei saa sealt mitte sentigi. See tähendab seda, et tegemist ei ole investeeringuga. Hea küll, asendame sõna kulutama. See ei ole ka kulutamine, see on raiskamine. Igal aastal raiskame Rail Balticusse 500 kuni 600 miljonit eurot. Läti seimi saadik ütleb seejuures. Rail Balticu valmimine 2030. aastaks on ebatõenäoline. Me räägime sellest Läti jupist. Lätis on muide pandud ka Riigikontroll tööle ja praegu prokuratuur uurib, mis seal lahti on, sellepärast et raha on kõrvale kanditud, on antud mingisuguseid lubadusi, mida ei ole põhimõtteliselt võimalik täita. Ja nüüd Läti seimisaadik ütleb niimoodi. Leis, meie minister ütleb, Lätil on endiselt plaanis Rail Baltic 2030. aastaks valmis saada. Kes neist meile jama ajab? Ma arvan, et see on Kuldar Leis, sellepärast et Läti oma ütles, ei saa valmis, olles kursis sellega, mis on. Aga Kuldar Leisil ei ole muud võimalust, kui öelda, küll saab ja seda valetada ka Läti kohta. Aga läheme edasi. Kuku raadios ütles poliitikakuru härra Leht, et Rail Balticu, nüüd kallid kuulajad ja vaatajad, meil on ju vaatamine ka võimalik, on lugu selles, Lehis ütles, et 1 meetri raudtee hind on juba 17 000 eurot.
1 meetri raudtee hind on 17 000 eurot. Ühe kortermaja ehitushind, 1 ruutmeeter ehitushind on 2000 ruutmeetrit. Või 2000 eurot. 1 ruutmeeter, 2000 eurot. 1 meeter raudteed, 17 000. Eks see vahe on siis 6-kordne. Ei, mis 6-kordne? 8-kordne. Üle 8 korra on raudtee-ehitus kallim kui korteri ruutmeeter. Midagi on siin valesti. Johanna Laast ütleb, Tallinna otsus rohepöördest loobuda muudab linlased vaesemaks, haigemaks ja autojuhtide elu keerulisemaks. Veel kord, rohepöördest loobumine, see muudab linlased vaesemaks. Kas siis linlastelt võetakse mingisugune raha, mingisugune maks kehtestatakse? Kuidas ta vaesemaks jääb? No ei jää, mitte ühestki otsast ei jää ta vaesemaks. Haigemaks, kuidas ta sellest haigemaks jääb? Üks haige asi jäetakse ära, inimene saab selleks ainult, tähendab tema vaimne tervise koostisosa muutub sellest ainult tervemaks, kui ta saab aru, et jaburdustest on loobutud ja autojuhtide elu läheb keerulisemaks. Ja vaat sellest ei suuda nüüd ka parema niisuguse demagoogia mõttelennu juures, no ei suuda aru saada, kuidas see on. Aga Johanna Laast, tegemist on TalTechin Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi doktorant teaduriga. Kui teadur räägib meile sellist juttu, siis võiks ka selle Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi otse kohe lihtsalt kinni panna. Ja ta ütleb veel niimoodi, abilinnapea Kristjan Järvan eksib. See, kui linn tegeleb kliima ja rohepöördega, annab elanikele otsest kasu. Mingi tegelemine ei anna ei kasu ega kahju. Küll aga tegelemise tulemus või tulemusetus võib väljenduda kas kahjus või kasus. Tegevus kui selline. Aga noh, kui Johanna Laast teadur sellest aru ei saa, siis on jällegi lugu ka väga halb. Mihkel Loorits ütleb meile, taastuvenergia arendamist takistab julgus otsuseid teha. Selge, see tähendab, taastuvenergia arendamist, esiteks arendada ei saa mitte midagi, mitte kuskil mitte keegi, saab ehitada, saab püstitada, saab fikseerida, ükskõik saab mida teha, arendada ei ole võimalik. Ja seda arendamist takistab julgus, ei ole vaja ei kompetentsust, ei pädevust, ei teadmisi, ei erudeeritust, ei tervist, ei ettevalmistust, ei mitte midagi, ainult julgust on vaja. Ja kui seda ei ole, vaat siis läheb asi halvasti. Ja huvitav on see, et häbi ka ei ole sellist juttu kirjutada. Ma saan aru kuskil seltskonnas, veidi svipsis ka ja mul ei ole julgust enam 3. korda sinna poodi minna, see müüja vaatab juba mind imeliku näoga. Aru saada, aga noh, olgu pealegi. Komisjoni liige, see on Riigikogu komisjonist on jutt ja Siiri Lahest. Siiri Lahe on Tervisekassa uus juht. Ütleb niimoodi, komisjoni liige Siiri Lahe kohta. Tervisevaldkonna parem tundmine tuleks kasuks. Et kui inimene tunneks natuke seda tervisevaldkonda paremini, see tuleks ilmselt asjale kasuks. Tuletame meelde natuke aega tagasi, ütles Siiri Lahe sellele ametikohale asudes, ma ei tea küll asjast mitte midagi, aga see tuleb asjale ainult kasuks, sellepärast et see võimaldab asjadele selge pilguga vaadata. Ma kujutan ette, et kui ma oleks kadunud Eeri Klassi juurde läinud, et kuule, ma tahan su orkestrisse tulla mängima. Aga mis pilli sa mängid? Aga ma ei oska ühtegi pilli mängida. Aga see tuleb ainult kasuks, sellepärast et ma saan siis sellele orkestrile natukene selgema pilguga vaadata. No, mida oleks Eeri Klass maestro mulle öelnud, no selge,
isegi sellest ei oleks piisanud, kui ma oleks lubanud, et ma panen märgi rinda, võtan selle tšello 2 jala vahele, panen märgi rinda, ma õpin tšellot mängima. Kõigepealt ikkagi õpime selgeks ja siis läheme vastavale ametikohale. Aga noh, aeg selline, et ju siis ei ole vaja. Ja lõpetuseks. See on päris lustlik. Põllumajandusmuuseumis Tartus avati miniatuurne näitus kolhoosist. Siiamaani pole väga viga ja nüüd tuleb. Mis toob vaatajateni nõukogudeaegsed traktorid, hooned, töövahendid, loomad ja maastikuelemendid. Huvitav, kuidas on hooned muutunud? No mõned hooned on sellised, nende põhiolemus, farmihoone on ikka täpselt samasugune. Jah, materjal võib-olla teine natuke võib-olla teine väljanägemine, farmihoone, igal pool maailmas, sigala või on see loomalaud, põhimõtteliselt ühesugused. Mõned nõukogudeaegsed on siiamaani ka kasutusel. Nüüd töövahendid jah, tõepoolest on suuresti muutunud nõukogudeaegsetega võrreldes, kuid põhiliselt on nad täpselt samasugused. Mis need siis teised on? Loomad. Milline nägi välja nõukogudeaegne lehm, kits või lammas, koer, kass või hobune? Need olid vist ikka täiesti teistsugused võrreldes praegustega. Ja loomulikult maastikuelemendid. Nõukogudeaegne Eesti ei olnud lamemaa koos mõningate küngastega Munamäel ja siis võib-olla Pandiveres ja veel kuskil. Vaid oli hoopis nagu Alpid või hoopiski nagu, mine tea, nagu Tiibet või mis need maastikuelemendid teistsugused olid. Aga huvitav, vähemalt saate tutvuda, millised nägid välja nõukogudeaegsed lehmad ja seda kõike Tartu Põllumajandusmuuseumis. Tänaseks kõik. Tuletame veel kord meelde, täname kõiki toetajaid, loodame, et te edaspidi püsite ka samal lainel ja veel kord ka seda, et kordame, et kui tekkisid mingisugused mõtted, olete millegiga nõus ja vastupidi, tahaks hirmsa häälega vastu karjuda, siis võite rahumeelega neid linke jagada ja kaeda, et kas äkki on siin kõnelejal olnud õigus või vastupidi, on sulaselgelt jama ajanud. Igal juhul meie püha sõda läheb loomulikult edasi.